No nii, täna on esmaspäev, 6. aprill. Norras on püha. Meie oleme tulnud jälle tööle. Värvisime ära ühe kihi siis seinu ja panin peale ka akrüüli. Et homme teen mõningad parandused ja värvime teist korda. Vaikselt valmib. Vahest tuleb endale koju ka kodutööd võtta. Lõikan siin uut uksepakku välja. Probleem oli selles, et minu viga muidugi. Ma unustasin ühe asja seal ära ja nüüd on vaja natukene laiemat pakku. Ja nüüd ma lõikasin ta siis tammeplaadist tikksae abil välja. Meil on selline Bosch tikksaag, mis on väga hea teraga. Kui tavaliselt tikksaagidel kipub see tera läbi painduma, siis temal on olemas spetsiaalne toetussüsteem, mis hoiab siis saagimise ajal selle tera väga sirge. Me põhimõtteliselt oleme lõiganud siuksest paksust prussist ka niimoodi singa-monga ja tera puhul mingit kõrvale kallet ei toimu. Meil vana tikksaag läks katki ja siis me natukene uurisime neid ja üldiselt Boschil on üldse väga head tööriistad nüüd. Meil küll Makita hakkab nüüd vaikselt välja minema, sest osad on juba 10 aastat vanad. Et kahjuks paraku tuleb mõned tööriistad välja vahetada ja siis me oleme hakanud vaikselt Boschi poole vaatama, et Boschil on väga uuenduslikud ja ägedad tööriistad, aga seda tikksaagi ma küll soovitaksin, kui sa tahad mingit väga jäika tera, et mingit kõrvale kallet ei toimuks. Aga nii ta on jah, täna sai siis natuke kodutööd tehtud. Ma loodan, et see sobib sinna. No nii, võib vist selle objekti lõppenuks kuulutada. Sai siia selline uksepukku lahendus. Viimane liist ülesse ja ümber korstna sai ka ära pandud. Et äkki on see nüüd valmis. Me oleme jõudnud siis kolmapäevase päeva ja mis meie tegevuseks on köögi kokkupanek. Et nüüd on vaja siin kõiki asju teha, värvida, kööki kokku panna ja nii edasi, et saavad tegusad päevad olema. Praegu käib niimoodi ettevalmistamine, et saaks elektrik tulla. Siis saab edasi minna. Oleme siis jõudnud neljapäeva väike Kaarumsi paus. Uskumatu, et Norrast võime ka kohukesi juba osta. Oi, mis see saad välja nilib veel kommi. Ja siis tegeleme köögi kokkupanemisega. Nagu ikka. No nii või? No nii. Me oleme jõudnud reedesesse päeva. Ja ma tegelen põranda panemisega. Panen seda kuulsat vinüülkulvi. Ehk mis asi see on siis? See ei ole laminaat. Vist ongi eesti keeles vinüül mingi paneel. Näeb ta välja selline õhuke. Paki peal oli kirjas, et easy, ühesõnaga kerge panna. Aga ma ei ole nii palju vaeva näinud ühegi põrandaga kui sellega siin. Aga võib-olla lihtsalt, et see on esimest korda. Aga noh, püüan mingile maale täna jõuda. Niikuinii tuleb homme jätkata. Vaat niimoodi. Me laupäeval tööle tulnud. Meil on täna üks väike abiline siin. Nimeks on Bosse. Bosse ei taha muidugi lasta meil tööd üldse teha. Aga paneme seda toredat laminaat. Oota ei nii pandu, aga ma näitan kohe, kuidas ka. Okei, teeme tööd. On ka siis pühapäev. Nagu näha, siis minu jaoks pole see vaba päev. Tuleb esitada üks raamatupidamis aruanne. Olen seda väga pikalt edasi lükanud. Ja nüüd tuleb see lihtsalt ära teha. Paberid kõik võtavad siin sorteerimist ja sissekandmist. Edu mulle!
kell on juba peaaegu 10 õhtul, peaaegu õhtul. Ma tänaseks lõpetan selle raamatupidamise. Kuigi nagu näha, see paberivirn ei taha kuidagi lõppeda. See on siis nagu minu lisatöö, et kui ma käin iga päev objekti peal tööd tegemas, siis tegelikult peaks õhtuti paberimajandusega tegema. Lisaks raamatupidamisele tuleb mul tihti koostada ka hinnapakkumisi. Aga noh, see on selline tööd, millest nagu väga raha ei saa. Head ära tegid ja tore, kui tuleb klient läbi hinnapakkumise. Aga üldjuhul, ma ei tea, 50% juhtudest ei tule. Aga noh, eks teha teda tuleb ja midagi pole teha. Loodan, et teil on ilus pühapäev ja ehk ma jõuan jamme selle kõik üles ka laadida või siis teisipäeval. Eks näis. Aga ilusat homset esmaspäeva teile.